päevast! Tere! Tere! Kerli, räägi meile, kus me oleme. Miks mina? Me oleme Ostja Antikas tegelikult. No. Me tulime siia rongiga. Rongisõit võttis lubatud 40 minuti asemel aega ainult 20 minutit, mis on väga positiivne. Itaalias, kus kõiges minevad ja lähevad alati palju pikemaks. Ja siin ei olnud isegi järjekord. Mõnda aega ringi vaadanud ja see koht on üsna lahe. Selles suhtes, et siin on ikka päris palju selliseid üsna heas konditsioonis varemeid. Ja ma arvan, et meil läheb siin veel mõnda aega ja siis me mõtleme, kas me sõidame täitsa mere äärde ka välja või ei sõida. No siis eile me käisime hotelli juures rendamas natuke ja siis me eksisime ära, sest et me ei teadnud enam, et kuidas mäe otsast alla saab. Ehk siis kummale poole alla meil vaja minna on. Ja siis üks naine soovitas meil lihtsalt minna trepist alla nii kaugele, kui need trepid lähevad ja see oli täitsa hea nõuanne. Siis me jõudsimegi nagu tagasi. Siis meil on raha otsa saamas. Sularaha ei ole väga enam. Nii et loodetavasti homne lennujaama transfer on nagu hästi odav, sest et muidu on pekkis. Ja muidu on ikka ilus ilm ja öösel oli äike. Müristas hästi kõvasti ja siis välgutas ja sadas nagu ropult, aga praegu on ilus ja hästi hea tuul on. Selline jahe tuulehoog on nagu pidevalt. Eks me täna maksa siis kaardiga igal pool, kus võimalik, et vähemalt lennujaama transferi seal on amfiteater. Jah, see seal. Ja sa oskad meile rääkida amfiteatritest, Andres? Nad peaksidki rekas olema, aga väga huvitav, et neid ka Romast leidub. Ja mul on täna palju parem tuju, sest ma sain hommikul espressot. Jah.